Tere päevast! Valmistasime selle loengu ette koos Liisa Kuhiga ja kutsume teid siis supertäpsete laborite maailmast veel kaugemale, kui on POCT, patsiendi või isegi tarbija siis, kuna selleks, et patsient olla, peaks olema mingisugune suhe tervishoiuasutusega, täpsem on öelda tarbija enda valikul tehtavate testide juurde. Ja millest ma siis räägin, et miks üldse keegi peaks teste ise valima, kuidas see on niimoodi kujunenud, et inimesed neid ise on valima hakanud, milliseid teste saadaval on, kas meditsiinilabori test erineb muudest testidest, kas sellest omaalgatuslikust testist võib ka kasu olla, millised on ohud ja mida siis laboriarstid saavad soovitada. Et kuidas me siia jõudsime, väike tagasivaade ajalukku. Huvitav tähelepanek on see, et need aastanumbrid on täpselt need samad, mis doktor Kristiina Kure ettekandes olid, nii et kui teil on meeles, mida Kristiina nende aastate kohta rääkis, siis saab paralleele tõmmata. Et 2003. aastaks oli siis inimgenoom sekveneeritud ja geeniandmeid oli võimalik hakata meditsiinis kasutama. Enne seda oli meil siis selline traditsiooniline, paternalistlik, reaktiivne meditsiin. Patsient pöördus arsti juurde mingi konkreetse haigusega ja arst teadis, kuidas seda haigust ravitakse. Aga 2003. aastal siis tuli kasutusse termin täppismeditsiin. See tollel hetkel veel väga suurt tähelepanu ei äratanud. Sellele 2004. aastal järgnes 4P-meditsiin, mis seisnes siis selles, et meditsiin peaks olema ennustav, ennetav, personaalne ja kaasav. Et patsient peab olema kaasatud. Ja see ikka veel väga suurt tähelepanu ei äratanud, kuni siis 2013. aastal leiti, et arstist ja patsiendist üksi ei piisa, et tuleb tegeleda kogu süsteemiga ja hakati rääkima siis süsteemimeditsiinist. Süsteem on siis terviklik käsitlus molekuli, raku, organi, indiviidi, ühiskonna geenide kõige võimalikult laial tasemel, et oleks kõik faktorid haaratud. Ja selle 4P-meditsiini juures on 5 eesmärki ehk juhtpõhimõtet, et mida sellega siis oleks võimalik saavutada. Esiteks me saavutaksime paranenud patsiendi kogemuse, patsient on rohkem kaasatud, temaga ei manipuleerita. Sellega peaks tulema parem tervisetulemus. Parema tervisetulemuse all nüüd eelkõige mõeldakse just Ameerikas, USAs neid kroonilisi kompleksseid haiguseid nagu diabeet, kardiovaskulaarsed haigused, metaboolne sündroom, mis kulutavad väga suurtes summades tervisekindlustuse raha, et sealt siis saaks kokku hoida. Samuti peaks see 4P-meditsiin meile tagama tervishoiutöötajate heaolu ja tervisevõrdsuse ja sealhulgas siis ka võrdse ligipääsu laborianalüüsidele. Ja see on nüüd siin ingliskeelne slaid. See on siis üks väljavõttekene dokumendist, et 5 tugisammast, siis millele see süsteemide meditsiin toetub. Esimene sammas peaks olema tipptehnoloogiad. No, tipptehnoloogiaid otsitakse, startupid ja muud tegevused toimivad. Mingeid väga suuri edusamme küll ei ole veel kuulda olnud. Siis teine sammas on digitaalsed infrastruktuurid, millega ka Eestis on tegeletud. Meil on ju digilugu ja elektroonilised andmevahetused asutuste vahel ja asutuste siseselt. Ka patsient ise saab oma andmetele digitaalselt ligi.
Nii, siis, aga see kolmas sammas, personaalsed andmepilved, see on juba midagi ekstreemsemat. Et igal inimesel peaks olema siis oma dünaamiline selline salvestusruum, kuhu kogu tema info laekub, nii tema geeniandmed, tema raviandmed, tema ravilugu, siis ühel koolitusel ma isegi kuulsin, et see oli Soomes, et ka näiteks tema apteegis kliendikaardiga tehtud käsimüügiravimid, tema Rimi-kaardiga ostetud toit, et kõik see peaks olema logitud. Ja siis ka veel üsna hiljuti Äripäeva raadios rääkisid Eesti ettevõtjad, et see on ikkagi lubamatu, et inimeste pulsikella andmed ikka veel ei ole digiloos. Et põhimõtteliselt oleks vaja siis, et iga inimese ja sammulugejad, pulsilöögid, uneminutid, kehatemperatuuri muutused, kõik see tuleks logida ja iga inimese kohta. Ja sealjuures oleks siis nüüd vaja veel selliseid tehnoloogiaid, mis kogu sellest andmemassist suudaks siis kasutuskõlbulikku teadmist luua. Ja lisaks siis sellele süsteemimeditsiinile peaks ilmuma veel heaolutööstus, mis oleks 21. sajandil põhiline majanduskasvu allikas ja 10-15 aasta jooksul peaks selle rahaline maht jõudma järgi ja ületama siis tolle hetke tervishoiukulutustele kuluvaid summasid. Nii, see on siis sissejuhatus ajaloost. Et nii mõistetest, et jah, siis POCT-ist on nüüd räägitud, et see on patsiendi kõrval tervishoiutöötajad poolt tehtud analüüs, mille alusel ta koheselt tegutseb. Aga on veel olemas selline võimalus, et inimene ise läheb laborisse, see võib olla meditsiinilabor ja ise valib omale analüüsid ja ta võib sealt saada ka laboriarsti konsultatsiooni. Ja kolmas variant on siis need otse tarbijale turundatavad testid. Ja ka laboriarstid omavahel, kui nendel teemadel suhtlevad, siis ikka tekib küsimus, et aga mis see nüüd on, kas see on POCT, kas see ei ole POCT. Ja selleks, et selles metsikus läänes nüüd natuke selgust luua ja kuidagi selle reguleerimisele kaasa aidata, siis EFLM, mis on Euroopa Laborimeditsiini Föderatsioon, seal on loodud komitee, kuhu Eesti esindajatena kuulub ka Marge Kütt ja mina, on siis ka korduvatel koosolekutel neid teemasid arutanud ja põhimõtteliselt siis on siin erinevad võimalused, et kuidas analüüse saab tellida ja kuidas neid tõlgendada. Et selline enam-vähem teoreetiliselt siis kontrollitud protsess on see, mis on nagu roheliste kastidega, et tervishoiutöötaja, healthcare provider otsustab analüüsi vajaduse üle, tervishoiuasutuses võetakse vereproov, analüüs tehakse meditsiinilaboris või tehakse ta siis patsiendi läheduses. Siis see on selline standardiseeritud ja turvaline labor. Kui aga võib mul ka siis niimoodi, et tervishoiutöötaja küll tellib analüüsi, aga inimene ise teeb, võtab proovi ja ise analüüsib, näiteks glükomeeter, siis see on ka, ta nagu on kontrolli all, patsienti on juhendatud, tulemusi ta oskab siis tõlgendada ja tegutseda vastavalt nendele. Aga seal võivad juba olla mingid veavõimalused. Aga kui nüüd inimene ise valib
Lay person on siis võhik tõlkes, et kui võhik otsustab analüüse teha, siis ta võib minna laborisse kohale, labor võtab vere ja tehakse analüüs. Aga interpreteerimine jääb siis juba problemaatiliseks, sest me ei tea, miks see analüüs tehtud on. Ja kui võhik ise võtab proovi ja saadab selle veel mitte meditsiinilaborisse, siis on asi päris küsitav. Ja võib ka variant olla, et ta võtab ise proovi ja teeb ise kodus. Ja ühesõnaga see kaart on selline meile omale nagu orienteerumiseks, et kui neid tegevusi siin reguleerida või juhendeid või midagi koostada, et siis on vaja aru saada, et millest me üldse räägime. Millest me siiamaani rääkisime? Siiamaani me rääkisime laborimeditsiinis ajust ajuni ahela kontseptsioonist, mis on saanud nüüd 55-aastaseks sellel aastal. See on 9 sammu, kus tegevus algab siis patsiendi ja arsti suhtlemisest. Arst otsustab analüüsi vajaduse, käib selle 9 sammu siin ära, jõuab proov laborisse ja siis labor ja arst koos tõlgendavad tulemust. Nii et siin on põhimõtteliselt siis 3 aju ja 9 sammu ja selle protsessi käigus võib igasugu probleeme tekkida ja just see kirjeldus on siis selleks hea, et me saaksime nagu seda probleemi jagada erinevateks osadeks, et tegeleda igas kohas erinevate tüüpiliste veavõimaluste ja ohtudega. Aga kui nüüd inimene ise, kes tegelikult ju isegi ei ole patsient, vaid ta on lihtsalt üks inimene, hakkab analüüse tegema, siis on ka ainult üks aju ja ega tal kuhugi toetuda ei ole. Et näiteks kui laboris on laboritöötajal probleem, talle tundub, et mingi analüsaator ei tööta korralikult, reagente ei ole okei, ta saab alati maaletooja poole pöörduda ja öelda, et see ei ole kvaliteetne, uurige asja, andke mulle asendustoode. Eraisik ei saa oma kasutatud gripitesti apteeki tagasi viia ja öelda, et see valetas. Nii et patsient või eraisik on siin igal juhul nõrgem osapool, kuna tal ei ole infot nii palju kui nendel testide pakkujatel. Aga miks eraisik siis seda testi teeb? No esiteks see on huvitav, saab enda kohta midagi teada. Aga nagu teada, siis huvile võib järgneda põnevus ja mõnikord, kui asi on väga põnev, siis see võib isegi juba ohtlikuks muutuda. Need testid on väga kättesaadavad. Neid pakutakse igal pool. Samal ajal öeldakse, et olen kuulnud põhjenduseks ka seda, miks neid teste teha või apteegis müüa, sellepärast, et eriarsti visiidile ei pääse. Ja kui siis juhtida tähelepanu, et see testi tulemus ei ole usaldusväärne, siis võib kuulda vastuseks, et aga midagi see ju ikka näitab. Siis see kodus tehtud test on privaatne üldiselt, aga mitte alati, kui näiteks on saadaval PCR-i test, mida saab osta 150 € eest, millega saab määrata suguhaiguste tekitajaid. Aga selleks, et seda testkassetti nagu lugeda ja hinnata, selleks tuleb äpp omale telefoni laadida ja vastused ilmselt siis lähevad kuhugi pilve, kus nad on väga privaatselt. Ja turundus on muidugi väga võimas. No, eeldatav kasu, mida võiks testimisest saada, oleks, kui tõesti saaks varajase diagnoosi, kui patsientide teadlikkus suureneks, patsient rohkem töötaks kaasa oma tervise hoidmisel ja parandamisel, muudaks elustiili ja siis kulud väheneks. See oleks see, mida me sooviksime. Ja kui rääkida siis vahenditest, siis kõige levinumad on need külgvoolu immuunkromatograafilised testid, mille pioneeriks oli uriini rasedustest. Nende testide ülemaailmse turukäive sellel aastal ennustatakse on $2 miljardit ja liikvel on üle 500 toote ja nende vahel ka valida on
päris keeruline. Covidi pandeemia normaliseeris sellise kiirtestimise ja nagu eelnevates ettekannetes oli siin kuulda, et Covidi testid ongi head, need, mis on järgi jäänud ja seda nende headust kantakse üle teistele respiratoorsetele viirustele, mis tegelikult, et kui Covid on hea, siis järelikult ka B-grippi võib selle testiga testida. Ja sealjuures ka isegi kui müügilube jagatakse, siis keegi ei jõua kõiki teste üle kontrollida ükshaaval igat sammu. Et väidetakse ka, et kui näiteks on kolmiktest, Covid, gripp, RSV, siis tegelikult sellest tehnilisest kontrollist lastakse ainult Covid läbi ja neid A-grippe üldse ei kontrollitagi. Siis Eestis seda veel ei ole, aga Euroopas on, et inimene võib teel tööle metroojaama kõrval näha sellist automaati, mis pakub talle nukleinhapete teste ja siit saab täiesti uskumatuid asju testida, müriaadi erinevaid haiguseid teada saada, tuleb võtta lihtsalt vereproov ja saata see kuhugi laborisse ja saab ka arstikonsultatsiooni, kusjuures paljudel juhtudel need arstikonsultatsioonid võivad olla hoopis vestlusrobotid, need ei pruugi üldse inimesed olla ja lubatakse, et saab ka retsepti, kui on vaja. Nii, ja et mis see probleem siis on? Et esimene probleem on see, et inimeste teadlikkus on erinev ja ega neil ei ole ka infole ligipääsu. Et neil ei ole kogemust. Labor, kui hakkab midagi kasutusele võtma, siis tehakse kümneid katsetusi, enne võrreldakse teiste laboritega, tutvutakse kirjandusega, pakendi infolehed on ikkagi inforohked erinevalt nendest kiirmüügitestidest. Siis turundus on väga agressiivne, antakse katteta lubadusi, surutakse peale püsitellimusi, pakette, siis igasuguseid elustiiliteste. Elustiilitestide nime all saab müüa põhimõtteliselt ükskõik mida ja Terviseametiga keegi sinna sekkuda naljalt ei saa. Siis probleem on see veel, et proovi võtmine ei ole üldse mitte lihtne protseduur, seda peab ka ikkagi tegema teatud tehnikaga ja see eeldab väljaõpet, et see edukalt sooritatud saaks. Ja testil võivad olla analüütilised puudujäägid. Et juhul, kui saame positiivsed tulemused, siis valepositiivsed, siis see tekitab terviseärevust ja ebavajalikku lisauuringuid ja kulu. Et kui turundatakse asümptomaatilise häire varast avastamist, siis on tulemuseks kindlasti palju valepositiivseid tulemusi ja terviseärevust. Ja analüüsi tõlgendamine alati vajab muu kliinilise info tausta, mida inimene ise võib-olla ei oska ka ise väga hästi hinnata. Ja kuna see turg on pidevas muutumises, et ühed laborid lähevad pankrotti, teised tekivad asemele, ühed testid kaovad, teised ilmuvad, et keegi ei jõua sammu pidada, et riiklikud regulatsioonid ei jõua ennetada sobimatute toodete müüki sattumist. Nii, siis üks näide sellest, kuidas eraisik pöördub laborisse, et milline siis on patsiendi teadlikkus. Et tema kujutlus siis, et kuidas ta neid teste pärast tõlgendama hakkab. Või siis järgmine on hullem, see on 2 leheküljel. Et inimesel on tõsine mure, ta arvab, et tal nüüd peaks olema maltlümfoom, mis on infiltreerunud ja algkoldest väljunud ja oleks vaja lümfotsüüte uurida. Ja kahjuks lisaks ei ole tal väga üldse raviarsti. Et, ma loodan, et see kõik ei ole päris niimoodi, et ehk tal ikka on raviarst. Ja õnneks see beta-2 mikroglobuliin, mida ta meil tahtis määrata, see oli madal piisavalt, et välistada
tema neid hüpoteese. Ja niimoodi siis patsiendi võimestamise asemel me võime saada hoopis tulemuseks küberhondria, kus inimestel tekib vastupandamatu soov pidevalt teavet otsida, usaldus meditsiinitöötajate vastu väheneb, sellepärast et meditsiinitöötaja ei kinnita nende veendumusi. Ja lõpuks on arstil väga raske oma tööd teha, kui ta ei saagi oma mõtteid mõelda, vaid peab seda patsiendi nägemust kuulama ja sellele kaasa elama. Siis üks vapustav näide paar nädalat tagasi Tallinna kesklinna apteegis kassa kõrval, joogiveepudelite kõrval olid karbikesed pH-testidega. Siin üleval servas on veel kirjas midagi patareidest, ma loodan, et see patareidega siiski ei tööta. Ja see on nüüd näide sellest, et ega tegelikult see test ise, ma ei ostnud seda ja ma ei ole seda katsetanud, aga üldiselt teades uriiniribateste, siis pH padjake mõõdab väga täpselt. Ja et ilmselt see on tehniliselt igati kasutuskõlbulik test, aga mille jaoks seda siis pakutaks. Ja seal juures veel ta on laia mõõtepiirkonnaga ja tõesti meie labori uriiniribatest nii laia mõõtepiirkonnaga ei ole, et see ületab meie võimsuse. Aga siin tuleb siis, kasutusjuhend on siis selline, et testige päeva esimest ja teist uriini ja pange keskmine tulemus kirja. Sülge tuleb ka testida, seda ei pea 2 korda tegema. Ja tõlgendus on täiesti meditsiiniliselt vale, et sülg peaks ju olema aluseline ja uriin tervel inimesel, kui oleks 5, see oleks väga hea näitaja, see kaitseb mikroobide eest. Et pH 8 uriini puhul pigem juba ei ole hea tulemus. Siis üks leid Saksamaalt, ferritiini test, mis kord on siin semikvantitatiivne, kord semikvalitatiivne. Ilmselt see pakkuja ise ka ei tea, mis nende erinevus on. Ja siin on see vähemalt siis ferritiini nime all, aga ma olen näinud samasugust testi ka rauavaeguse testi nime all, mida siis nagu tõlgendada on eriti raske, et kui test on positiivne, siis rauavaeguse suhtes on see test negatiivne ja kes siis nüüd aru saab, mis pidi see käib. Aga ma tõlkisin ära selle sakslaste ferritiini testi juhendi Google'iga ja see on nüüd näide ka sellest, kuidas tegelikult ju see testi pakkuja ei valeta ja ei anna võltslubadusi, ja ei ole mitte millegi peale kaevata. Ainult halb lugu on see, et seda pakendi infolehte saab lugeda siis, kui inimene on selle testi ära ostnud ja viitsib seda väikest kirja lugeda, sest seda on palju. Ja siin on ilusasti kirjas, et see tulemus vajab kinnitamist. Teisel meetodil on võimalik, et tulevad vale tulemused ja et alati tuleb seda tõlgendada koos muu arstile kättesaadava kliinilise teabega, millega me oleme 100% nõus. Ja ebakindla tulemuse korral tuleb samuti kasutada muid meetodeid ja üleüldse alati selliste testide puhul tuleb konsulteerida arstiga. Ja mis oli veel selle testi puhul oluline, et tootja deklareerib, see nüüd ei ole tõele vastav väide, tootja deklareerib, et see meetod korreleerub ferritiini meetodiga, mida laborid kasutavad. Seal juures, ma näitan korra veel seda, et siin on siis tavaline kiirtesti aken, kontrolliriba ja kontrolljoon ja testijoon, ainult üks joon ja see väidetavalt on siis 30 nanogramm milliliitri peal. Et kui on ferritiini veres üle 30, siis tekib joon, kui on vähem, siis ei teki.
Aga laboris me ju ikkagi mõõdame ferritiini 0,5-st 2000-ni ja me saame veel teha lahjenduse nii, et me suudame mõõta 100 000-ni. Et see on nonsense, siin see ei ole korrelatsioon. Ja siin kodulehel nad ütlevad veel, et naistel ja meestel on erinevad cut-off'id. Aga siin ju on ikkagi ainult üks testioon ja see test ei tee ju vahet, kas oli mees või naine. Et see on nii ebaloogiline, aga võhiku jaoks, võhik võib-olla arvab, et tema ei saa aru. Nii, ja millega siis ülikoolid tegelevad? Ülikoolid teevad teadust. Ja tegelevad vajalike asjadega, aga mõned asjad on natukene naljakad ka. Et on siis selline koduseks kasutamiseks WC-pott, kuhu on integreeritud 10 padjaga uriinitestriba. Siis on seal olemas kaamera, mis mõõdab uriini voolu kiirust. Siis on seal kaamera, mis mõõdab fekaalide või rooja konsistentsi ja mingit surveastet, kuidas see parasjagu väljub. Ja seda pidevalt monitooritakse ja see tuleks siis ka loomulikult kuhugi pilve salvestada, et siis juhul, kui on mingeid kõrvalekaldeid tekkinud ühel päeval, siis saab arst kohe sekkuda. Ja lisaks on siis, kuna võib olla ju erinevaid inimesi, kes seda kasutavad, siis loputuskasti nupul on sõrmejälje lugeja. Ja ka mingi anaalmustri andur on ka, et tehakse vahet, et kes seda parasjagu kasutab. Ja nagu Kristjan Port, kes on visionäär, on öelnud, et inimeste põhiliseks tööks tulevikus on üksteise meelt lahutada. Et kohati need otsetarbijale suunatud testid, eriti veel kui neile on juurde kirjutatud, et tegemist ei ole meditsiinitootega, et mis nad siis on, siis nad ongi meelelahutus ilmselt. Aga arstide elu on selle võrra raskem, et arst peab siis nagu öeldakse, soovitused raviarstile, et kui patsient tulebki nüüd oma sellise meelelahutusliku testiga, et arst peab jääma empaatiliseks ja austavaks ja suutma patsienti kuidagi teda ikkagi võimestada paremini. Ja siin eilsel päeval me nägime 6 õ-tähte, et nüüd lõpetuse loenguks siis ka veel 6 õ-tähte, et milline oleks optimaalne testimine labori nägemuses, et õigele isikule tuleks teha õigel ajal õigesti üks õige analüüs, nii et sellest saaks teha õiged järeldused ja õiged tegevused ja siis me oleks rahul. Ja kui tsiteerida klassikuid, et pöidlaküüdi ideejuht Galaktikas, kus superarvuti arvutas 7,5 miljonit aastat, et leida vastus küsimusele, mis on elu mõte ja kõige muu mõte ja sai vastuseks 42, siis need, kes selle vastuse said, vaatasid nõutult üksteisele otsa ja küsisid, et mis see küsimus täpselt oli. Et mõnikord on laboris täpselt sama lugu, et me saame mingi vastuse ja meilt küsitakse, mis see tähendab ja siis me küsime, aga miks see analüüs tellitud on, et väga raske on midagi tõlgendada, kui ei tea, mis küsimus üldse oli. Ja kui me nüüd vaatame uuesti seda 4P meditsiini eesmärkide loetelu, siis need otse tarbijale suunatud testid ikka väga palju neid ei täida. Et kas või see tervisevõrdsus, et kui patsiendil ei ole ligipääsu ferritiini analüüsile, siis see kiirtest ka talle ikkagi abiks ei ole, et seda ei saa võrdsuseks nimetada. Ja on laboriarstidelt korduvalt küsitud, et millised testid siis on head. Ei saa ju olla, et kõik on halvad, et öelge teie, et milliseid me võime kasutada, milliseid võib apteegis müüa. Sellele küsimusele me ei saa vastata, sellepärast, et neid tekib kogu aeg juurde. Ja tegelikult need testid ju ka nagu POCT-analüüsid, nad lähevadki järjest paremaks, nad arenevad kogu aeg. Aga tänasel hetkel, mida siis Euroopa
laboriarstid ei soovita selle otse tarbijale kasutusena teha. Need on näited, see ei ole mingi lõplik loetelu. Et ärge määrake borreeliat kord kuus igaks juhuks, helikobakterit, tsöliaakiat, allergiat, D-vitamiini. Ja siin all need on rohelisena need elustiilitestid firmadelt, kes ise müüvad mingisuguseid toidulisandeid, kas mingisuguseid häid rasva või õlikapsleid või siis mingeid mineraale. Et tavaliselt need proovid, mis sinna laborisse lähevad, saavad täpselt selle vastuse, et on vaja midagi ostma hakata. Ja on kahtlane, kas neid analüüse üldse tehaksegi. Geenitestid ka põlvnemise tuvastamiseks, mis on ju ka väga, mis ilmselgelt tehakse meelelahutuseks ja huvi pärast, et on uuringuid, kus on saadetud samade inimeste proovid erinevatesse geenilaboritesse ja sealt tulevad erinevad tulemused ja kokkulangevus on alla 50%. Ja mikrobiomitestidega on see probleem, et on laboreid, mis liigitavad siis need mikroobid headeks ja halbadeks ja ühesõnaga annavad täiesti mittetõenduspõhiseid tõlgendusi. Ja kokkuvõtteks siis puuduvad ikkagi tõendid, et need DTCT testid väga kasulikud oleks kasutajale või tervishoiusüsteemile, et on võib-olla üksikuid erandeid, et kui väga sihitult, väga hästi sihtides mingit kindlat gruppi on võimalik kasu saada, aga selline massturundus adressaati valimata, et see ei ole kasulik. Ja sellel turul ringleb väga suur raha ja tegelikult ka CE-märgiste ja IVD-märgiste mõttes, et need võivad ka olla, aga tegelikult tuleks seda käsitleda terve protsessina seda testimist. Et kui näiteks tootja oma laboris teeb katsetused ja näitab, et jah, see test töötab, aga kas see inimese kodusel köögilaual ka samamoodi töötab, et ta ei pruugi töötada. Ja riiklikud igasugused regulatsioonid peaksid siis tarbijad kui nõrgemat turu osapoolt kaitsma, aga nad ei jõua sellega hästi sammu pidada. Ja meedikud siis võiks oma võimaluste piires kasutajate kompetentsi tõsta, et kui esiteks kasutajad peaks pakendi infot lugema ja mõtlema, kellele nad oma isikuandmeid jagavad ja kas see labor, mis teenust pakub, üldse olemas on. Ja meie laboriarstidena arvame, et igasugust pahna ei ole küll mõtet digilukku saata, et me oma labori analüüse küll hoolega kogu aeg vaatame üle, et kui mingi analüüs ei ole enam kliiniliselt kasulik, et siis me kaalume lausa see tegemise lõpetamist. Et kvaliteet on ikka olulisem kui kvantiteet. Ja siis vastus küsimusele, et kas tarbija valikul tehtud test on diagnostiline. Mitte ükski test eraldiseisvana ei ole diagnostiline, sest diagnoos on arstlik otsus. Arst otsustab. Arst vaatab üldpilti ja võib isegi olla, et mingi konkreetne väga korralikus laboris tehtud analüüs ei klapi selle pildiga ja arstil on ikkagi õigus otsustada nii, nagu ta otsustab, et ta ei pea selles analüüsis kinni olema. Ja üldiselt need koduste testide tulemused, kui nendega ka siis meditsiinisüsteemi jõutakse, siis need nõuavad suuri lisauuringuid ja tekitavad psühholoogilist ja ka finantsilist kahju ja võivad ka tervisekahju tekitada. Ja ka need analüüsid, mida patsient laborist, nagu korralikust laborist omaalgatuslikult tellib, ka need üldiselt ei ole väga kasulikud. Ja meie soovitame ikkagi eelistada siis korralike meditsiinilaborite analüüse. Aitäh! Aitäh Piretile ettekandmise eest, et kas on saalist küsimusi? Jaa, palun.
väga vabandan, ma loodan, et kolleegid ei hakka mulle ATH-d diagnoosima, aga ma käin korra aastas seltskonnas ja võib-olla see räägib tausta. Ikkagi kõigepealt üks brain, see on arsti brain, siis patsiendi brain, kes kurdab siis oma muret ja siis arsti brain teeb põhjendatud otsuse. See, et isegi patsient läheb väga soliidsesse laborisse oma maitse järgi midagi valima või seda, mis on mõnes mõttes ärimeditsiini või labori kui ka üksuse nii-öelda turule paisatud erinevad paketid. Ka siin võivad olla tõsised vead. Kas mäletate, et aasta eest umbes üks noor neiu tundis väsimust ja ta tellis... Seda me teame, aga ma segan vahele. Ma võin rääkida oma palju parema loo. Okei. Aga ühesõnaga, et kõigepealt koostöö arstiga, sulgudes perearstiga, kes on siis nagu iga inimese kõige parem sõber siin maamunal, kes siis edasi langetab nagu põhjendatud otsused, et seda ma tahan nagu ütelda. Aitäh kannatlikkuse eest. Minu lugu oli see, et vana inimene, kellel on ammu diagnoositud kilpnäärme autoimmuunhaigus, kes peab võtma siis tyroksiini reeglipäraselt, ühel hetkel lapsed avastavad, et oi, ta ei ole seda võtnud juba 2 kuud. Nii, ja mida siis teha? Tundus kõige parem mõte minna laborisse kilpnäärme analüüse tegema. Ja siis need olid kõik muidu, ja neid tehti siis nii palju, kui seal, neid väga palju tehtud, mingi 3 tükki, kõik olid punases. Siis arvati, et nüüd tuleb helistada perearstile, helistati perearstile, et palun vaadake neid analüüse nüüd, et äkki tuleks patsiendi ravi osas midagi muuta. Ja selle peale ütles perearst, et kui te seal laboris neid analüüse tegite, siis küsige rohtu ka sealt. Nii, ma vahepeal loen siit Sliidost ka ette. Et kas siis kodus ei peaks enam COVID, gripi ja RSV kiirtesti tegema, kui perearst seda soovitanud on, sest ei taha oma keskusesse ühvi sümptomitega patsienti kutsuda? Kui perearst soovitab, siis ikka peab tegema. Ja, tehke nii, nagu arst ütleb. Sest et arst teab ja arst on kogenud ja arst vastutab. Ja võib-olla siis peab jälgima neid, mida Paul rääkis, et mida võivad need analüüsid näidata, et just, et millal nad on siis nii-öelda usaldusväärsem rohkem negatiivne tulemus ja millal on siis usaldusväärsem rohkem positiivne tulemus. Just, et esimestel päevadel on ju täitsa okei. Nii, siis on veel selline küsimus siin, et kuidas suhtuda sünnipäevaks saadud noore mehe või sportlase paketti? Ei peaks neid kinkima, neid kingitakse just tavaliselt noortele ei kingitakse vanaemadele ja tegelikult vanaemadel on oma perearstiga head suhted ja kõik need analüüsid on tehtud juba, et see on pigem raiskamine. Aga noore mehe? Et minu vastus oleks tegelikult natuke teine. Ma ütleks, et võib-olla ei ole nagu sellise noore, nagu me rääkisime enne isiklikest referentsvahemikest, et võib-olla kui noorel mehel tegelikult ei tehta neid uuringuid ja kui tal on siis ükskord elus tehtud, ütleme korralikus labors, siis siiski mingisugused sellised põhinäitajad, siis ja terve... Ja ühendada, et ta siis ei läheks 90 päeva enne töötervishoiuarsti juurde või vastupidi. Ja, et ühesõnaga, et need tulemused korralik labor saadab digilukku ja tegelikult neid saab edaspidi arvestada siis juba tõsise haigestumise korral ja vaadata ja võrrelda. Aga parem oleks ikkagi tegeleda enda tervisega, mitte teiste. Et see on tegelikult väga keeruline maailm, kus me elame ja meil nagu laborimeditsiin osas on selles mõttes nagu põnev. Ja ma usun, et aitäh, Piret, et ka kuulajatel oli tänasest päevast üht-teist kõrva taha panna. Ma väga tänan. Me näeme, et saalis on märkimisväärne hulk inimesi endiselt alles. Nii et suur tänu kuulamast. Vabandust. Seal on kuulda, jah.
et me võime siin ennast lõbustada nende testide, nende infokirjade ja täpselt samamoodi nagu patsiendid lõbustavad kodus nende testide tegemisega ja siunata siin Google'it ja asju. Aga mis on nagu see positiivne, siis konstruktiivne tegevus, et mis me peaks tegema? Kas me ütleme nüüd perearstidele, et kui patsient on kodus testid teinud, et siis me täiesti peaks seda ignoreerima, absoluutselt seda mitte arvestama või ütleme, et testitootjad peaks panema sinna hoiatuse, et selle tulemusega ärge perearsti poole pöörduge või noh, mis nagu tegema peab, sest me oleme seda arutanud siin eelmõju koosolekul, me oleme korduvalt seda arutanud, meil ei ole mingisugust juriidilist lahendust, et neid teste saaks ära keelata, aga nagu selget sõnumit, et nii perearstidele, et mis nad selle tulemuse peaks tegema, kas ütlema, kõik on jama, ärge seda arvestage. No võib-olla siis kuidagi looma tunnet, et ikka pääseb eriarsti konsultatsioonile, kui on vaja ja et mõistlikke analüüse ikkagi meditsiinilaborisse saata, et patsiendil ei tekiks sellist tunnet, et ta kuidagi asenduseks peab neid tegema millelegi, sest need ei asenda ju. Aga no puhtalt sükast meelelahutust võib, jah. Et arst peab ikkagi oma fookust hoidma, patsiendi päris probleemid püüdma üles leida. Sorry, et võib-olla siit nagu üks ettepanek oleks küll, et kui patsient tuleb perearsti juurde, borrelioosi test näpu vahel või mingi muu asi, et noh siis, kui teil tõesti on tunne, et seal on kliiniline kahjust, siis saab soovi korral selle analüüsi siiski eelnevalt üle kontrollida, enne kui söösta ravida selle põhjal. Et noh, eks see teste on erinevaid, patsiente on erinevaid, situatsioone on erinevaid, et alati tasub ju vaadata, et kas mul hetkel paneb see patsiendi kodus tehtud test mind tegutsema või ma katsun teda kuidagi lihtsalt rahustada. Aga et noh, kindlasti sinna ei ole algselt sisse kirjutada, et need testid oleksid diagnostiliselt ja mõeldud kliiniliseks kasutuseks. Et see on nagu meiepoolne see basic sõnum. Ma ütleks ka repliigi korras, mitte nüüd mida tegema, aga mulle sattus hiljuti arvutis, saatsin ka teile lugeda üks USA apteekide mingi ajakiri ja seal arutati tõsimeelselt, et kuna USA-s on vist eriarstile pääsemine või üldse arstile pääsemine muutunud järjest keerulisemaks ja keerulisemaks ja tõepoolest see apteegitestide tarbimine on suurenenud, siis arutati seal tõsimeeli, et võib-olla apteekri tulevaseks rolliks, üha suurenevaks rolliks võib samamoodi saada laboritesti tulemuste tõlgendamine. Ei, täiesti ametlikus ajakirjas. Jah, eks tegelikult peaks muidugi need, kes ühesõnaga tervise nii-öelda kulusid arvestavad ja sellised pikemaajalised, et kui palju siis üks või teine asi tegelikult kulusid juurde toob või vastupidi vähendab. Et seesama, noh, ütleme, innovaatori või selline, kes ühesõnaga visionäär on, võib mõelda väga, väga ilusa nagu teooria, nagu see 4B meditsiin, aga noh, kuidas ta nagu tegelikkuse ellu rakendub, see on hoopis teine asi. Siin ongi, et võib-olla see tegeliku ellu rakendumise hetkel peaks seda natukene analüüsima. Et ühesõnaga, ma arvan küll, et see võiks olla mingisugune selline võib-olla uurimustööde ja materjal. Aga enne jäi just see tänamine pooleli, ma arvan, et igati me oleme tänulikud lektoritele, kes siin täna esinesid ja kõigile kuulajatele. Aitäh!